No nii, täna on siis natukene teistsugune hommik. Lähen Viru hotelli kõrghoone Kuningas 2025 trepi jooksule. Eelmine aasta sai ka käidud. Eelmine aasta oli siis 22 korrus läbimine umbes täpselt 3 minutiga. Mingi paar sajandikku oli üle. Et täna lähen vaatan sinna uuesti. Kord aastas see toimub ja eks saate juba ise näha, kui läbi see võtab, kuna lähen siis nii-öelda vana rasva pealt. Pole eraldi mingit trenni selle jaoks teinud, et siin teised, kes tuletõrjuvad, kõik käivad seal, nemad siis teevad tugevalt trenni varem nii-öelda ja proovivad siis nädal 2 ennem hakata siis üles jooksma, proovivad oma taktikad asjad läbi. Ma lähen lihtsalt sinna. Eks ma näitan teile natukene, kuidas seal on, mis seal on ja siis saate juba näha, kuidas sealt trepist üles saab minna. Nii et andke andeks, kui seal väga palju hingeldamist ja mingit muud asja on. Võt, aga kohtume Virus. Sinna üles läheme. Esimesed on kohal, minu meelest kell 10, siis pool tunni pärast on esimesed, kes peale lähevad. Ja ega siin on ka üleval ootab sind kiirabi, asjad, väike vesi, turgutus. Oot. No hello. No oi, ma kuulsin, et sa oled üles üles. 24. Tavai. Selles suhtes ma tellisin juba kiirabi endale ette ära. Õnneks võtad üle, aga sind ilusti vastu, nii et ei ole olla. Soovitusi. Ära kohe algus täiega pane. Ma tegin selle ja siis pärast oled lonkad seal. 15. Ei, ma arvan 5. umbes. Mis on aega eelmine selle? 3 minutit ja mingi paar sajandikku. No, kui on vähemalt sulle kõvad eesmärgid, minu eesmärgid on lihtsalt eelmine. Mul on täpselt sama asi. Ega see aastaga mul lihtsama ei ole, kui eelmine aasta oli. Peaks juba kohe olema. Tavai. Nojah, ma vaatan sinna ju. Tere! Viiestud ruum oli kuskil siin äkki seal. Mis ajal umbes varustuse peaks selga ajama? 10.30 mul läheb üles, jooks, aeg, start. No ma arvan, et siin 10.15. Tavai, jah. No selles mõttes sa võid välja muidugi enne võtta, aga selge ma arvan, et ei ole. Ja. Kaameraga hakkad jooksma. Muidugi ma eelmine aasta käisin, siis oli see, et ilma kaamerata oleks tahtnud järgi vaadata, kui läbi seal olin ja mis ma valesti tegin. Et see aasta mõtlesin, ma jäädvustan kõik ja siis on nagu... Ja jutustad ise. Ja just. Ei no jutustamist seal väga palju ei toimu, et enne seda on ja... See, missugune pulsitase on, eks ole, hingamisest on kuulda. Et jah, et see... Noh, vaatame, mis saab hakkab ja... Ja nüüd on vaja need. Saavad samamoodi numbri järgi. Nendel ei ole vahet. Kiirit ja see on kiirit seda reguleerida ja see on ühesugune kõigil. Ja paned juba praegu mingi selga kiivära minna. Jah, niimoodi. No tere tiitlikaitsa! Jõudu. Kui läheb? Normaalne, liter tehtud ja... On jah, palju nüüd tuli? Kuradi poolse käes juba. Tavai. All valus hakkab peale tuleb palju. Päris valus oli küll see, et ma ei tea miks. Jaa, tavai. Aga me kütame edasi vaata, pidime esimese ära jooksma. Täna on nagu teine võistlus ka. Okei. Lähemegi tõmbame kiirelt veega ennast üle lennukasse edasi. Tavai. Oota, mis sul praegu aeg oli? 1.58. 1.58. No sekund, minut kiirem kui mina.
noh, 22 korrust arvestades ei ole tegelikult nii suur vahe. Muidugi, jah. Oi jah, no saab huvitav olema. Nojah, edu sulle. Davai, läks sulle. Puhtalt, jah, davai. Nii. Kohe asub Deniss, 3, 2, 1 ja läheb. Ja näeb. Varasematel aastatel korduvalt kõrghoone kuningaks tulnud Deniss Danilkin läheb, teeb siit kindlasti jälle oma ära ilusti. Järgmisena agiteerija Eduard Kangur, kes saunas 10:30 lähen peale. Kas saab kiibi juba või saab mingi aja pärast? ja enda sul on juba mitus korda. Teine, väga hea. Järelikult veel ei ole piisavalt valus olnud. 10 aastat möödas juba pärast. Kas Kangur on siin? Meelest ära olid küll. Täpselt nii. Kas teed kiiresti trepi peale ekspertiisi ka ära siin? Jaa, muidugi. Absoluutselt. Ja kiip ka. Tuletan meelde, et stardist ei saa muidu minema, kui parema käe ümber ei ole kiipi. Tähendab, minema saab ikka, aga pärast peab uuesti tulema. Mõtletu üritada. Ja täiesti. Teist korda läheb väga nii väljas, ei taha kohe peale minna. Sa nüüd oled kiibistatud, Edu. Mis täna aeg tuleb? Alla 4 olen rahul. Väga hea. Mina olen rahul, kui sa teed alla 2. 13. Niisugune optimaalne käik. Soovitus naeratus näole, higi otsa ette ja niimoodi see võistlus võit koju tuua. Nii, viimased 10 sekundit on aega ja siis välja teenitud puhkus ja peale seda siis finiš. 5, 4, 3, 2, 1, läks Kätlin, läks. Näita, millised võimed on õigusel. Järgmisena Kaspar Evartson. Yes. Tere, Kaspar. No tere. Kas sul on digiprillid ees, mis annavad sulle häid soovitusi, kuidas trepi peale kiirem olla? Ja just näitavad mu pulssi ja kõike teekonda, kust minna peab ja kõik asjad, jah, just. Ma loodan, et pole sisse äkitud, et teekond kuskile valesti näitab. ei, kindlasti mitte. Et eelmine aasta näiteks ka lifti peale õnneks ei läinud, nii et saan hakkama ka see aasta, ma arvan. Järelikult ikkagi kogenud poiss juba. Mitmes kord sul on? Teine kord, eelmine aasta esimest korda. Kas ma vaatan, et sul on ka rinnakaamera, et kas sa oled ikkagi selles mõttes pühendunud sportlane, et sa teed oma eelnevatest sooritustest sellise kokkuvõtte, analüüsid seda statistika, et kuidas saab veel paremini? Kõigepealt ma tänan komplimendi eest, aga päris nii see ei ole, et see kuna see on suhteliselt ainuke kord, kus aastas trenni saab teha, on ju, et siis on hea järgi vaadata ja pärast näha, kui läbi ma olin, et äkki saab motivatsiooni, et seda kõvemini trenni teha siis. Kuidas sealt video pealt tundub, kui sa eelmine aasta finiši jõudsid, kas ikka olid läbi või? Ja selles oligi asi, et me eelmine aasta ei filminud, aga ma olin nii läbi, et see aasta mõtlesin, panen kaamera külge, et saab vähemalt näha, et mis toimus. Aga ära seda siis nendele näita, kes võib-olla otsustavad, kas tulla või mitte. Näita seda esimest osa, kui sa alles oled rõõmus, aga lõpp jätta siis teistele avastada. Ja just, aga tegelikult see ei ole üldse nii hull, et eelmine aasta ka, mis ma valesti tegin, oli see, et stardis paned ilgooga üles ja 5. avastad, et kuule, mul on 17 korrustel minna, on ju. See aasta üritan nagu rahulikumalt. No see on väga soovitus, et jagada ikkagi koormus ära, tule siia suure kella juurde, sul on veel 25 sekundit stardini aega, et nagu just Kaspar ütles, et tõesti stardist ei tasu täiega minna, vaid alates siis, ma ei tea, poole pealt panna. Just. Siis, kui enam ei ole valus, on juba niisugune üleüldine keha tuimus. Siis, kui mõnus hakkab. Siis, kui mõnus hakkab, just, väga hea. Kuule, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! No nii. Nüüd on minek.
6. Tuleb! Üks on teisete. Poole peal. Poole peal. Maksad ära võtta selle ja see taps üles. Lõppa lähedal. Lähedal. Veel nii. Võtan GoProga. Võta. Hoian. Panen kiivri ise sulle. Palju te kohtusime vanemasti sulle? Jaks, nii see asi. Võta seda trackeriga su käe pealt ja siis on kõik. Jah, aitäh sulle. Palju tuli? Ei huvita ka praegu. Absoluutselt. Hästi. Kaspak. Helen tuleb nüüd. 4-2-4. Mis asja? Eelmine aasta oli 3 või? Meil oli 3. Minut 20 alla ei. Mul Seppo pikam. 10 sekundit oleksin eelmine aasta. Kindlalt on olnud. Oli raskem siis kui eelmine aasta või? Pikemad kodused on ausad.
Tuleb, viimane korrus. Hops. Läheb. Viimane läheb. Hops. Läheb. Käsi. Hopp. Kuidagi vaikne on. Sa oleks nagu trepist jooksnud või midagi. Selline oli siis 2025 aasta kõrghoone kuninga jooks. Uskumatu, minu meelest oli kindlasti tulnud korruseid juurde sinna või trepid pikemaks läinud, aga jah, minu sooritus oli seekord 4.24 ehk siis minut 24 aeglasem kui mul eelmine aasta oli. Ka Armo tegi ajaga 4.07, esimest korda käis, nii et väga-väga hästi. Kindlasti annab moti juurde, et järgmiseks aastaks natuke rohkem valmistuda ja uut aega minna püüdma. Nii et jah, kohtume selle videoga järgmine aasta.